Tere! Selles videos tuleb juttu maailma võib-olla kõige kuulsamast rahvast. Sa kindlasti oled nende nime kuulnud ja ma olen isegi seda nime kooliõpilaste suust väga palju kuulnud, aga ega vist tihtilugu ei teatagi täpselt, mis see nimi tähendab. See rahvas on juudid. Oh yeah! Seni oleme siin vanade idamaade teemas rääkinud näiteks sumeritest ja babüloonlastest, keda pole tänapäeval enam üldse olemas, ja siis egiptlastest, kes on küll tänapäeval olemas, aga on tundmatuseni muutunud. Tänapäeva Egiptuses ei räägita enam vaaraode aja keelt ja ei usuta enam sellistesse jumalatesse nagu Horos ja Isis, vaid inimesed on valdavalt islami usku ja räägivad araabia keelt. Aga juudid on rahvas, kes olid olemas juba vanaajal ja on olemas ka tänapäeval. Tänapäeval on neid maailma peale kokku umbes 15 miljonit. See on küll kõvasti rohkem kui eestlasi, aga maailma mõistes on nad ikkagi päris väike rahvas. Ka vanaajal olid nad väike rahvas suurte impeeriumide vahel. Aga sellest hoolimata on nad mänginud väga olulist rolli maailma ajaloos. Ja seepärast me nende ajalugu õpimegi. Aga nimedega hakkab selles teemas nalja saama, nii et pane nüüd hoolega tähele. Vanaajal elanud juutide esivanemaid nimetatakse heebrealasteks, sest nad rääkisid heebrea keelt. Ja nii ka tänapäeval ei ole olemas juudi keelt, vaid on heebrea keel. Vanaaja heebrealastel oli 2 riiki, Iisraeli riik ja Juuda riik. Vahepeal need riigid vallutati ja rohkem kui 2000 aastat selliseid riike polnud, aga tänapäeval on selline riik nagu Iisrael jälle olemas ja see ongi juutide riik. Ja mõnikord öeldakse heebrealaste asemel iisraelased, mis on põhimõtteliselt sama, mis juudid. What? Kas te saate veel üldse midagi aru? Võtame rahulikult ja vaatame selle üle. Tänapäeval on olemas juudi rahvas, kellest paljud räägivad heebrea keelt ja elavad Iisraeli riigis. Vanaajal nimetati seda sama rahvast iisraelasteks või heebrealasteks. Nad rääkisid heebrea keelt ja neil olid Juuda riik ja Iisraeli riik. No ütleme siis vana Iisraeli riik on arusaadav. Hästi lihtne ja selge on ju, aga tegelikult läheb veel segasemaks. Seda maad, kus need heebrealased ehk iisraelased elasid, nimetati vanal ajal Kaanani maaks. Tänapäeval nimetatakse seda maad Palestiinaks. Aga sellel maal on Iisraeli riik ja lisaks üks peaaegu iseseisev riik, mille nimi on Palestiina. What? Ütle veel, et matemaatika ajab juhtme sassi. Ajaloo kõrval on maita poisike. Igatahes, heebrealased elasid Kaanani maal, Lähis-Idas. See piirkond võiks olla meile juba varasemast tuttav kui Viljaka poolkuu piirkond. Ja nad elasid sisuliselt 2 suure tsivilisatsiooni vahel. Ühel pool oli Egiptus ja teisel pool oli Mesopotaamia. Ja vanaaja jooksul oligi see piirkond kord egiptlaste, kord assüürlaste, kord babüloonlaste võimu all. Ja heebrealased tegelesid põllu harimise ja karjakasvatusega. Aga erinevalt egiptlastest ja sumeritest ei tekkinud neil niimoodi varakult uhket tsivilisatsiooni. Sumeritel ja egiptlastel tekkisid juba umbes 3000 aastat enne Kristust uhked ehitised ja suured linnad. Aga Iisraeli riik tekkis alles umbes aastal 1000 enne Kristust või isegi hiljem ja Juuda riik millalgi 9. sajandil enne Kristust. Aga tuletan veel kord meelde, et see Kaananimaa asus Egiptuse ja Mesopotaamia vahel. Ja see tähendas, et ega nendel riikidel pikka pidu ei olnud. Ja seetõttu juba 8. sajandil enne Kristust langesid nad assüürlaste võimu alla, siis babüloonlaste, siis pärslaste, siis Aleksander Suure ja siis roomlaste. Aga nende suurte impeeriumideni me sellel õppeaastal alles jõuame. Ühesõnaga, heebrealaste riigid ei kestnud eriti kaua ja ei olnud ka eriti võimsad. Nii et selles mõttes pole neist erilist põhjust rääkida. Miks nad tähtsad on hoopis nende usund ja pärimus, sest see on see valdkond, milles nad on väga palju mõjutanud maailma ajalugu. Aga sellest tuleb juttu järgmises videos.